Tere ilusat esmaspäeva! Mina Liina Vetik siin suvisest Eestimaast jagan sulle mõtteid ikka ettevõtluse ja südame järgi käimise teemal. Ja täna võtsin teemaks ikkagi jälle taaskord, miks sa teed seda, mida sa teed. Ma töötan siin suvel ka üks-ühele klientidega ja grupi mentorluses alati tuleb välja mentorprogrammis ka see miksi teema, sest see on ülioluline teema. Ja miks ta on oluline, ma kohe selgitan sulle. Ja ma arvan, et kõige parem on selgitada ikkagi päris kogemuste pealt, eks. Ja minul oli, lõpetasin siin tööd üks-ühele kliendidega, ta tegi läbi 3 kuu programmi ja sellel teekonnal muidugi 3 kuud on piisavalt pikk aeg, et tegeleda mitmete erinevate asjadega, aga üks olulisemaid asju, mis tõi selle inimese jaoks muutuseid, oli mõista sügaval tasandil, mis on tema miks ta teeb seda, mida ma teen. Vaata, vahel on niimoodi, et sa lähed justkui selle järgi, et sa pead seda tegema, sa oled õppinud seda või miks sa teed oma ettevõtet, mida sa teed? Miks sa oled alustanud oma ettevõtlusega? Me ettevõtjatena tihti seome sinna taha elustiili, me tahame vabadust saada, väga õige. Võib-olla sina oled pidanud ettevõtlusega alustama sellepärast, et sul ei olnud lihtsalt muud võimalust ja see on sinu ellujäämise viis, on ju? Aga vaata, kui sa tead oma miksi, siis see tunne, millega sa edasi paned, see energia, mis sulle sinna taha tuleb, see tähendus, et sa ei tee asja mitte lihtsalt niisama, et ellu jääda, et raha saada, et seda vabadust saada, vaid seal on palju suurem väärtus. Ja see on psühholoogiliselt ka inimese kõige kõrgem nii-öelda siis rahulolu pakkuv on see, et kui ma saan anda, ma saan tegelikult panustada. Ja meil kõigil on oma miks, mille suhtes me tahame anda, mida me tahame paremaks muuta ja nii edasi. Ja kui ma tulen nüüd selle kliendi juurde tagasi, siis ta käis rada, tal oli väga korralik ettevõte, ta tegi tublisti tööd tahtiski enesekindluse emotsionaalsusega, aga kui me saime jälile tema sellest miksist, mis tuleb by the way, meie elukogemusest, meie lapsepõlvest, see valdkond või eriala ka, et selle tähendusrikkus seal taga, see ei pruugi olla üldse meie haridusega või millega iganes seotud, mis on meile läbi süsteemi ja mõjutuste tihtipeale eksiteele viinud. Aga seal taga on sügavam põhjendus miks. Ja kui see inimene sai teada, ta oli naisterahvas, ta oli 2 teise mehega osaluses ja ta ei teadnud, ta arvas endast kui sellisest nii-öelda siis mitte teisejärgulisest, aga et temal ei ole mingit põhilist rolli selles ettevõttes, et ta on lihtsalt tubli nii-öelda juhttegilane, kes aitab nii-öelda ettevõtet ja ta saab sealt nii-öelda siis ettevõtluse mõttes kasu. Aga kui me saime kätte tema miksi, siis ehk siis mille eest tema oma olemusega, mitte ainult läbi töö, vaid kogu elu on sisuliselt seisnud, kus on need alged seemned, miks ta on selline, nagu ta on. Kui me selle saime kätte, siis see tõstis tal tohutult enesekindlust just seetõttu, et see kõik ettevõte, mis nad on ehitanud, see on tema selle miksi peal suuresti üles ehitatud. Loomulikult need asjad käivad kokku ka teistega, kui sa oled partnerluses, aga see võimestus, mida sa sealt kaasa saad ja see teadlikkus, et ma tegelikult loon sügavamat väärtust kui lihtsalt see teenus või toode, mida ma pakun, seda, mida ma tegelikult siia maailma loon läbi selle ettevõtluse, see on tohutult võimestav ja ka tema puhul see toob tulemusi. See on see transformatsioon, sa näed ennast ja kogu ettevõtmist teises valguses ja sa ei hooli nendest takistustest. Ehk siis miksi puhul üks olulisemaid asju on ka see, et ettevõtlus on raskeid aegu ja on meil endal kõhkluseid ja kahkluseid ettevõtjana, et kas ma ikka saan siit sellest august läbi ja kuidas ma siit läbi tulen ja kas ma peaks vahepeal kohta vahetama ja igasugused sellised mõtted on, aga kui sa oled selge oma missioonis selles miksis, selles päriselt sügav, mille eest sa seisad ja oled oma ettevõtlust sellega ära sidunud, siis sa ei lähe nii kergelt, sest et siis on sul see tunne, et
aga mida muud ma siis teen, see on ju minu asi. Vot just nimelt, mis on see sinu asi, mis paneb sul selle, ma ei räägi silmasäramisest, ma ei räägi sellest hetkelisest emotsioonist, ma räägin sellest, mis viib sind läbi tule ja vee. Vot see on see, mida sa tahad kätte saada ja just sellepärast, et kui sa oled sellest teadlik, siis sa tead, siis sul on lihtsam ka sihtgrupist aru saada, sa saad müüa just nimelt transformatsiooni, ehk siis seda tulemust, mitte sa ei müü oma toodet ja teenust, kus on ettevõtjad tihti jooksevad kinni, sest sa tead, mis asi see on sinu absoluutne baas ja noh, kõik see tuleb sinu seest, on ju. Ja mis veel? Investorid, sa müüd seda suuremat pilti kõigile, mis iganes sul on vaja kaasata, töötajaid, raha, kliente, see kõik käib tegelikult ümber selle, miks sa teed seda, mida sa teed. Ja selle kliendid, raha, see ei tule sellepärast, et sul vabadus oleks, või et sina pead ellu jääma. Sa pead mõtlema kaugemalt, sa pead mõtlema suuremalt, sa pead tundma iseennast. No võtta, siis tuleb see enesetundmine see juurde. Milline tüüp oled sina, mis on sinu looduse poolt kaasa antud tugevused ja kuidas sa vajad seda täiendust, et su ettevõte päriselt töötaks. Võt neid asju mina oma klientidega teen ja nii üks ühele kui ka mentorprogrammis me nende asjadega tööd teeme, aga miks on ikkagi A ja O? Sest mis on see sinu asi? Mille eest sa seisad? Et ta kannustaks sind ja tooks sulle need inimesed, keda sa vajad tegelikult enda ümber. Et see manifesteerumine, loomine saaks tulla kergemalt, et me saaksime loodusseadustega kooskõlas kergemalt käia ja see sind kogu aeg tegelikult kutsub, on ju. Et võtta see vastu. Kui sina ei tea täna, mis see on, eks, siis ma nüüd suveks annan võimaluse kõigile neile, kes on valmis enda miksi leidma ühekordse coachingu sessiooniga ja ma ei tee seda tavaliselt, aga seekord, et sa saaksid aru, mis see sinu asi päriselt on, ma aitan sul selle välja kaevata, see on see minu tugevus. Eks mis on see sinu asi ja kuidas sa päriselt saad sellega hakata rahasüsteemi taha looma, et sa teed selle asjaga ka raha, siis tule üks ühele coachingusse, kirjuta mulle ja leiame selle sinu miksi ka, et sul päriselt on see selge siht silme ees, mille nimel sa tegelikult tegutsed ja et siis ei kõiguta sind enam, noh, seal on siis juba enesekindluse teemad, mida on võimalik palju kergemalt, aga kui sul on siht selge, sa tead, miks sa oled, kes sa oled, kus sa tuled ja miks see sinu jaoks kõik oluline on, see on hoopis teine minek ja sind kallutada on palju raskem teelt kõrvale viia, nii et tule ja leiame selle sinuga koos ülesse. Kohtume järgmisel nädalal järgmiste mõtetega. Tšau, tšau!